Täna toimus taas Tallinna tarbijaõiguste päev, kus käsitleti päevakajalisi ja praktilisi tarbijaid puudutavaid teemasid. Tarbijaõigused on muutunud aja jooksul väga keeruliseks õigusvaldkonnaks, kus enam ammu ei saa rääkida üksnes kauba ostmisest, müümisest. Tegelikult see tarbijaõigus on laienenud igasse nii juriidilisse kui lepingulisse suhtesse ja keeruliseks teeb see, et väga palju oste tehakse ju interneti teel. Kaupa ju ei ole näha ja siis tellitakse see kaup kas pildi kataloogist või lihtsalt sõbranna soovitusel ja kui see kaup kätte saadakse, siis ei sobi enam mulle see. No ja siis tekivadki need probleemid, et mis ma nüüd siis tegema pean. No kui tark meie tarbija üldse on? Tegelikult on nende aastatega, me oleme nüüd tegutsenud 25 aastat Tallinna linnas ja seda on näha, et kaebused on palju vähenenud, aga seda ka selle tõttu, et nii tarbija on targaks saanud, kui ka kaupleja on vastutulelik juba ostjale. Sellepärast ei hakka enam vaidlema selle mingi jalanõu väikse defekti pärast, vaid ta lihtsalt parandab selle ära. Tänased teemad olid veel üürilepinguga seonduvad juriidilised probleemid, kosmeetikale ja tarbekeemiale esitatavad nõuded, makselahendused ja lihtsustatud palgamaksed. Tunnustatud toiduspetsialist Raivo Vokk rääkis aga põhjalikult toidust tänapäevases mõistes, mis panigi küsima, et mis me siis täna teisiti teeme kui 100 aastat tagasi. Me lihtsalt peame normaalselt sööma ja ma täna puudutasin ka selliseid trende, mis on, Eesti rahvas lihtsalt armastab, et oleks midagi uut ja oleks midagi põnevat, mida naabril ei ole. Ja sellepärast siis nad ütlevad, et nisujahu on paha, pärm on paha, teevad pärmita leiba, kus pärm on sees ja nii edasi ja nii edasi. Kuid mis üldse on normaalne söömine? Elame ju veganluse, dieetide ja paastumise maailmas. Süüa kõike ja mitte suurtes kogustes. Raivo Vokk soovitab lõpetada dieedid ja süüa kõike, kuid oluliselt vähem. Küsimuse peale, mida arvata paastumisest, vastas mees, et selle abil jõuab kiiresti 6 laua vahele. Tarbijaõiguste päev sai alguse Ameerika Ühendriikide presidendi Kennedy 1962. aastal peetud kõnest, kus ta ütles, et me kõik oleme tarbijad ning meie huvid peavad olema kaitstud erinevate pettuste, sealhulgas eksitava reklaami ja puuduliku märgistuse eest.